no nii, ja nagu lubatud sai, tuleb väike osa ka sellest, et aga kuidas siis seda sukeldumist õpetada lastele 50 sentimeetrise sügavusega basseinis, et seal on ju nii madal vesi, et selleks, et mänguasja põhjast kätte saada, on vaja vaid kükitada natukene ja juba on ta käes, et ei ole vaja palju vaeva näha. Meie küll teeme 3–4-aastastele tunde sellises sügavuses, et suuremate laste puhul ongi võib-olla natuke keerulisem, aga sellegipoolest võib õpetada sukeldumist, et kuidas seda siis teha. Piret, mis sa soovitad, kuidas sina teed? No alguses nad, eks ju, panevad näo ette ja võtavad siis, et vaatame seda mänguasja. Kui see on nüüd selge, siis proovime siis neid jalgu üles saada. Väga sageli lapsed kardavad seda, et kuigi see bassein on madal, nad teavad, et seal on jalad põhjas ja kõik, aga nad ikkagi ei julge jalgu üles tõsta, siis mina olen käest kinni harjutusega teinud. Et kas ma panen nuudli veepiirile, siis panen mänguasja nuudli ette ja ütlen, et proovime siis käes kinni hoides nuudli alt läbi minna ja selle mänguasja võtta nii, et sa tõstad jalad üles. Ja siis nad vaikselt hakkavad tõstma. Et see treeneri käsi on nagu hästi suureks toeks, et supsti ja aitan siis üles tõusta. Ja järjest rohkem nad ise hakkavad käest lahti laskma või siis hästi õrnalt juba hoiavad, ma toetan natukene. Et või siis niimoodi, et nad lähevad ise alla ja siis tahavad püsti tõusmiseks abi saada. Et ma annan selle käe ja siis nad juba tõstavad pea ja jalad põhja siis. Ja hästi palju kasutan treppi selleks sukeldumise eelharjutuseks, et seisame trepist natuke eemal, kükitame ja proovime siis hüpata kõhuli selle trepini. Või siis ma aitan niimoodi, et võtan ise lapsel keskkohast kinni, ütlen, et kükita, pane pea vette ja sukeldan ta sinna trepini. Et esialgu hoian siis nii kaua kinni, kuni ta käed saab trepile ja siis järjest niimoodi sukeldan ta alla, kui ta on juba peaaegu trepini jõudnud, siis lasen lahti. Ja lõpuks on siis nii, et ma annan hoo sisse ja ta juba libiseb ise trepini. Ja siis vastupidi ka, et laps seisab trepi peal, alumise trepiastme peal ja hüppab minu juurde. Et alguses nad on pea üleval, ikka ei julge, siis juba mõtlen, et paneme ikka pea ka vette, siis juba paneb pea vette, libisevad juba, hüppavad siis minuni. Aitan püsti. Et see on ka hästi kiire meetod minu meelest, kui nad julgevad neid jalgu üles tõsta. Ja tegelikult on selles oskuses praegu kokku pandud ka natuke juba saavad hõljumist tunda, natuke saavad juba libisemist tunda, aga õpivad veel ikkagi sukeldumist, et nendel oskustele justkui sa veel ei keskendu, no ma mõtlen libisemist ja hõljumist, aga nad tulevad niikuinii, nad kogevad seda niikuinii juba ja pärast lähebki kiiremini muud asja. Ja nad hakkavad ise jalgu liigutama selle trepi juurde saamiseks, näiteks läheme juba natuke kaugemale ja siis nad tahavad hirmsasti sinna trepini jõuda, siis nad ise panevad juba jalad tööle, et seda ei olegi vaja vahest konkreetselt öelda, et pane jalad tööle. Et need lähevad nagu ise. Väga äge. Aga ma saan aru, et kui sul nad väiksest basseinis hakkavad sukelduma ja sul on võimalus minna sügavamasse, siis sa kasutad seda võimalust. Ja, et Showel on hästi hea variant, et juba 3-stega me käin proovimas seda külmemat vett, et nad hirmsasti tegelikult tahavad. Mõni küll ütleb, et nii külm on ja ehmatab, aga nad ikkagi on nõus tulema ja proovima. Kuidas sa seal alustad, et ma kujutan ette, et 3–4-aastased just tulevad sellest väiksest basseinist, nad on nii tillud ja siis tulete suurde basseini, et treenerina võib-olla see tundub natuke hirmus, et mis ma nüüd nendega teen, et seal on neil üle pea. Et mina panen ääre peale istuma ja ükshaaval võtan. Ükshaaval. Et kas siis tuleb hüppega, kes julgeb, või siis võtan lapse endale sülle, kükitan nüüd vee alla või siis toru juures, et panen nad toru äärde seisma, ütlen 1, 2, 3 peitu ja siis nad kükitavad peitu. Niimoodi vaikselt ja siis ongi kalad valmis. Ja siis juba rõnga järgi ja nii edasi. Et tegelikult sa pigem julgustad treenerit minema ka väikestega suurde basseini. See ei ole terve tund, on ju? Ei, et alguses võib-olla ongi ainult 5 minutit, siis järjest pikendan seda aega. Väga äge. Ja ikka jälle ma kuulen seda, kui palju usaldust on sinu ja õpilaste vahel. Et see on hämmastav ja see kindlasti on väga oluline side, mida tulebki esimestel tundidel juba luua.
ja siis saabki neid õpetada ja julgustada ja koos teha harjutusi. Et kui me räägime, et väiksed lapsed tulevad vanemaga, et see ka läbi beebi ja väikelaste ujumise, see kuidagi nagu see side suureneb, aga seal on vanem ja nüüd on treener, kes ka samamoodi võtab selle lapse ja näed, lähme koos ja lähme klikitame koos. Et see on vapustav, et treener peab olema ikka nii professionaalne, nii lähedane inimene tegelikult selle lapsele. Et ta julgeb koos. Et ta julgeb koos minna. Et selleks on vaja olla ilmselt väga avatud ja hea inimene. Väga äge. Vot sellised lood selle sukeldumisega siis madalas basseinis, et kui teil ei ole muud varianti, siis saab kõike õppida ka väikses basseinis. Samamoodi need mullitamised ka nüüd vee all, et kui see jalad on juba tõstetud, et siis ta saab minna ka mullitada sinna alla. Aga siis sa pead ju vaatama treenerina vee alteks. Et kas tal ikka tulevad need mullid või ei tule. Ja samamoodi ka see, et sa näitad alguses, kuidas sina teed, nemad vaatavad, nad teavad, treener hoiagi ninast kinni, lasebki mulle ja julgebki minna. Miks siis ma ei võiks? No just. Aitäh!